siis 19. november ja mõtlesin, ma võtan jälle vlogi kätte, et ma pole ammu enam vlogi teinud. Kuna ma olen rohkem sisu teinud Instagrami ja siis mõtlesin, et ei ole nagu mõtet topelt sisu toota, et teen ainult siis ühe, et ainult Instagrami, et sinna ma postitan päris palju selliseid igapäevaseid tegemisi ka. Nii et ma arvan, et vlogid jäävad praegu päris selliseks haruldasemaks, aga ma mõtlesin, et võtan jälle kätte, teen sellise paari päeva vlogi, et täna nagu väga mingeid suuri plaane ei ole, et mul on kell 4 on üks kõne, siis 5:30 on mul ripsmed, sest eile jäid mul ripsmed ära ja siis mul on täna, tahaks veel valmis jõuda ka ühe kausta tuunimisega, et mul on seal natukene veel teha ja siis mul on see teine jõulukaust ka valmis ja siis saan ära saata ja siis saan ka endale mingid pildid üles panna. Ja täna on kolmapäev ja kell on, ma ei tea, mingi 9 vist ja ma ärkasin täna suht vara, et ma juba vlogisin ka siin mingeid. Ma ärkasin kell 6, läksin jõuksi ja siis tulin koju, tegin siis hommikusöögi meestepäeva puhul siis natukene fancy'ma. Ja siis meil siin üks Leopoiss on veitsi jonnine, et ei ole kõige parema tujuga täna, nii et laseb siin ringi ja iga natukese pärast on mingi jonn lahti, nii et vahepeal on mingi jonn tagatõusaks, siis ärgame ka tähele. Sest jah, väiksel mehel on täna veits halvem tuju. No nii. Ma teen kohvi endale ära, Leo, siis ma tulen sul nagu mängima. Teeme täna siia kohvi. Ja tähtsam jääb. Kohe tulen. Siis paneme siia kohvi. Mul on tavaliselt 2 nagu espresso shotiga lastud, aga ma ei pane kõik ära. Natukene seda Moonini karamellisiirupit. Muidugi mu lemmik karabiin. Seda on muidugi enne väga hästi läbi loksutada. Siis panen siia lihtsalt peale. Ja see on see viis, kuidas mina jääkohvit teen. Kuigi ma olen seda juba, ma ei tea, reaalselt saaks teha mingi compilationi, kuidas ma teen kogu aeg jääkohvi. Et seda on nii palju tehtud selle kanali peal, et kõik, ma arvan, kes on mind vähe jälginud natukene aega, on näinud, kuidas ma jääkohvit endale teen. Kuigi nüüd eelmine kuu oli mul mingi kuuma kohvi faas, et ma tegin kõik kuuma kohvi, aga kuuma kohvi ma tein tavalise nagu lehmapiimaga ja ma panin tähele, et mul näonahk oli jälle aina halvemaks ja halvemaks ja halvemaks läinud, nii et ma lihtsalt mõtlesin, et nagu kaerapiimaga jääkohv on parem. Sest ma ei tea, mulle meeldib millegipärast selle kaerapiimaga soekohv, et kuidagi ei istu. Aga mõtlesin, et ma ostangi Mossist endale seda chai lattet ja siis teen endale dirty chai latte, äkki mulle meeldib sellepärast, kui ma käisin tööl. Vabandust, kui ma käisin tööl, siis seal tehti dirty chai ehk siis üks espresso shot ja siis seda chai lattet ja kaerapiim ja siis too mulle meeldis, too ei olnud halb. Nii et äkki annan veel võimaluse sellele soojale kaerapiimale. Aga praegu this is the shit.
ajab mind juba nii närvi. Aga Leo on siin nüüd vannis mul. Oi, ta on mänguasjad välja visanud, aga ma võtsin ta vanni, ise võtsin enda arvuti kaasa, tegin need pildid ja võtsin nüüd kõik ära teha. Et õhtul, kui Leo on magama läinud, siis ma vaatan üle igaks juhuks veel, et kas on kõik ok. Ja siis ja siis saadan ära. Aga nagu kuulete, siis ma pesin täna ka pesu. Seda ma ei näidanud, see nii mõttetu, et ma ei viitsi seda panna siia vlogi, nii et jah. Aga nüüd ma vaatan mingit video lihtsalt ja siis ootan oma kõne ja Leo on siis nii kaua vannis. Sest talle meeldib seal olla ja nagunii, kui ma hakkan teda ära võtma, siis sealt tuleb ainult kisaga, ta tuleb ära, sealt teistmoodi ta ei tule. Nii et las ta siis olla seal nii kaua, kuni mul see kõne on ära. Ja varsti peab juba minema ka ripsmetesse. Nii et jah. Ja ma kõnnin nüüd siis ripsmetesse ja lund täiega sajab nii lähe. Ja Leoga see oli ka hull madimine lihtsalt kogu aeg praegu. Ma ei tea, ta on mingi kosmospurt lendagi. Aga jah. Aga vähemalt lund sajab. Mõne päev ja kõnnin siin nüüd väljas, et kell on juba tegelikult mingi varsti lõuna, mingi 12 varsti. Ja siis täna lähen veel kuskile lõunakasse mähkusiva ja võib-olla käin vaatan mingi kleidikese endale dinneri jaoks, mis pühapäeval on. Ja sellised plaanid täna, et pigem chillin päev täna, et ei ole vaja midagi teha. Väga. No nii, ma olen nüüd autos omadega ja lähen korraks käin lõunakeskuses. Ostan mähkusi, sest mähkud hakkavad otsa saama ja kuna Leo läheb maale, siis on hea, kui on anda varu kaasa. Ja siis lähen vaatan äkki H&M-is on mingit kleidikest. Tahaksin talle mingit kleiti, mida ma saan siis. Siin läks dinneriks selga panna, et oleks midagi värskevat peale selle, mis mul on. Need paar kleiti, mis ma olen juba päris palju kandnud, päris palju kordi kandnud. Et jah, lähme vaatame, mis põnevat leiame. Pakki avamise. No nii. Tellisin palju asju. Kõigepealt liini alused. Sellised. Ja siin on see kleepekas taga. Neid on mitu tükki. 10 pakki. Võtasin need kuusepuu külge sellised asjad. Peegel. Selline alus. 2 sellist. Siin on, ma proovin nüüd asja õmmelda, mis seda jaoks siis jala selline nagu tugi. Ja näitan oma setupi, mis ma siis siin just tellisin. Et ma ei ole just tellinud, mis ma olen nüüd kokku ostnud kuu ajaga, et ma tellisin sellise, et kus ma saan neid
vesi hoida, siis selliseid peapaelu, et ma saan selle laua peale panna ja siis just tuli ka mul selline kuidas ma seda nimetan, organiseerimisalusekene, siis mul on siin nagu kõik niimoodi ära organiseeritud, siis tulid ka need sellised silma alla panevad need keelpadjakesed, takad, millega ma saan siis punktikesi teha, et need tulevad ilusti ära. Siis ma ostsin sellise peegli, et ma peegel on tavaline. Siis tellisin neid mingi 10 pakki, et mul neid otsa ei saaks liimiga tagant siin. Et ja siis vatitupsukesed ja ega midagi väga muud ei olegi, aga nii nagu tahan nüüd hakata uuesti tegema kohe, et nüüd on kõik ära organiseeritud ja näeb nii kena välja seal. Ja ega siin ka tegelikult on suht ok, lihtsalt ma ei saa väga palju siia asju panna, sest väike tegelane tuleb ja lükkab siis kõik eemale. Aga ma peaks mingi kaanega ostma vatitupsude jaoks ja üldse nagu, et saab kuidagi ära paigutada niimoodi, et tolm ei läheks sisse. Jah, aga selline siis on praegu siin. Ja muidugi selline padjakene tuli ka. Ma mõtlen, et äkki on nagu hea, kui on jalge all. Ja siis ma mõtlen, et siia ka veel sellise madratsi osta, et saaks siia peale panna mul mingi põrsakesed siin, kolm põrsakest raamat, et oleks mugavam, aga muidu on ja enam-vähem, et hakkab juba looma, et ma saan põhimõtteliselt muretult nüüd teha, et on liimi on varuga ja kõik reaalselt on varuga, et pange aga aeg kirja, kirjutage ja saate tulla ripsudesse. Siis teen klassikalist paigaldust ja vettlukki, et minul läheb küll natukene kauem aega, aga selle eest on, küsin, ma arvan, et ainult alguses vähemalt ainult siis selle materjali hinda, ehk siis mingi 20-25 eurot. Et ma arvan, et hoolduses on 20 eurot materjali hind ja siis paigalduses on 25 materjali hind. Praegu on selline suht odav, ütleks niimoodi, et ise maksan hoolduse eest juba 50 eurot, kui ma käin ripsudes, nii et poole odavam on minu juures. Leoga sai nüüd see koos siin tehtud, panin kaunistuseks peale, need on, Leo pidi oma selle tasu võtma sealt, et nüüd läheb see ahju ja vaatame, mis välja tuleb. Et ma teda armastan, midagi muud paremat poleks ma ka osanud vastata sellele. Aga tergi on selline tunne, et ma vist südamlik olema. Nii ma olen Võrus, viisin lapse ära, käisin Lidlis, ostsin natukene mingeid asju, mingeid majapidamispabereid, värkisärke, väiksed nipet-näpet asjad. Nüüd hakkan siis tagasi Tartu poole sõitma, et siis koristada kodu natukene enne kui klient tuleb, et natukene oleks normaalsem see elamine. Ja siis ongi kella 5 tuleb. Ja ma loodan, et ma saan mingi 3 tunniga tehtud, et see on hooldus, et võiks nagu saada vähemalt. Okei, aga ma hakkan siis Tartu poole udima. There is honey in this, right? I'm just like blues or something to help like the yeast eat sugar. Okei, ma olen välis rough praegu välja, aga hommikul just söön siin hommikusööki. Sõin nagu soolasele, nüüd ma tahtsin klõbinaid ka. Võtsin endale klõbinad piima ja siis vaatan YouTube'it ja tegelikult kohe varsti tuleb uus klient ka. Ja siis saab jälle ripsusid teha, et eile tegingi põhimõtteliselt kell 5 tuli ja siis kuni mingi 9 tegin ripsmeid hoolduseks siis ja siis
aga me käisime enne seda veel Macis ja KFC-s, sest me ei olnud aega, et teha midagi ja tellida ka nagu ei tahtnud. Sellepärast, et ei olnud nagu mingit isu nende asjadega ja Macis tellimine ei ole väga mõistlik, sest see läheb nii palju rohkem maksma. Aga jah, ma siis söön oma söögi siin lõpuni ja vaatan selle YouTube'i ja video ja siis võib-olla natuke teeb midagi korda. No nii, käisin jooksis ära, nüüd toit seal vaikselt valmib. Panin mingi jõulu, ma ei tea, playlisti ja siis vaatan, mängin natukene Coral Islandi. Ja tänane õhtusöök on siis, ma ei tea, mingid friikartulid, mis ma panin lihtsalt airfryerisse ja siis teen seda mingi sibulakastet ja lillkapsasteiki, ma kohe näitan. Nii et siin on mingid sellised friikad ja siis siin on mu lillkapsasteegid, siin ootab pann ja siin on siis sibul, mis ma karamelliseerin, et siis teha kaste sellega läheb ainult natukene aega, et jah. Paneme nüüd ennast valmis. No nii, ma olen nüüd omadega valmis jõudnud, panin kõik ehted ja riided ja kõik asjad selga ära ja nüüd siis selline ongi see fit check, et mul on siin sukad lihtsalt ja kleit selline, et siin on selline kapu tõmbamiskoht ja juuksed tegin lihtsalt mingi sellised lokikesed ja siis mingi need ehtekesed ja siis tulevad siia mulle saapad ka veel jalga nagu kontsaga ja selline siis look, et noh, meik tuli nagu ta tuli selles mõttes, et mul on nii crusty dusty see nägu praegu, et ega ma ei oska sellise näoga midagi suurt peale hakata ja okei, praegu siin ei ole kõige parem valgus ka ja panin ringlighti ära ka, nii et võib-olla saab niimoodi natukene paremaks, aga mitte väga. Et no, ta tuli enam-vähem, ta ei tulnud kõige jubedam, aga saaks ka paremini. Okei, täidame siis neid ema kohustusi siin natukene, et teeme lapsele mingi söögi, midagi kiireks. Ma mõtlesin, ma teen selle munapudru lihtsalt. Viikud, lihtsalt ma arvan niimoodi. Kuigi lähen ise sööma, aga proovida tahtsin ikka. Natuke juust või? Valmis! Ise tahaks ka teiega No nii, ma siis olen nüüd tagasi ja tegelikult ma panin, et Leo läks ka magama täna tund aega hiljem, niimoodi kell 9 ja nüüd on juba varsti kell 10, et ma lõpetan siinkohal selle video ära, panin talle sheetmaski peal, võtsin kõik meigi maha ja tüdrukute selline söömine, sünnipäeva pidamine oli ülilahe, ülitore ja aitäh kõigile, kes tulid ja tähistasid minuga ja oli tore, aga lihtsalt see koht, et oleks võinud parema koha valida, et me käisime Pompeis, et nagu ütleks niimoodi, et ootasin paremat, et jah, aga see selleks järgmine kord äkki läheme kuskile mujale ja on parem, aga siiski oli tore. Ja lõpetan selle vlogi siis siinkohal ära, et aitäh, et vaatasite, loodan, et teile meeldis selline
no minu jaoks on see praegu küll, kui ma mõtlen tagasi, et veits kaootiline vlog igast asjast natukene. Aga vast ei ole liiga hullu, et väike selline comeback jälle, et aga ma arvan, et praegu hakkabki selliseid vlog'e harvem tulema, kuna üritan ikkagi käivitada enda ripsme äri, et ripsmetehnikuks siis, et pean harjutama veits ja siis sellega läheb aega ja mul ei ole seal midagi näidata, kui ma tunde teen lihtsalt seda tööd. Et siis jah. Aga jah, pange like, pange subscribe ja bell notificationi võite ka panna, et te ei magaks maha minu järgmist video. Aga tšau siis ja näeme järgmine kord.